Nii, tere tulemast kõigile 3D kogudusse. Me alustame ülistusega ja tundke ennast mugavalt. Te võite istuda ja võite seista. Ja teeks väikse palve ka. Jumal, aitäh sulle nende inimeste eest, kes on siia tulnud ja aitäh sulle selle tänase päeva eest. Ja tõesti tee nii, et meie fookus oleks sinu peal, mitte kellegi teise peal, et me laulaksime neid sõnu nagu südamest sulle. Las minust maha jäävad arutlused, tühjad sõnakõverused, siin ma olen vaid. Ei taha muud kui ennast sulle anda, nii kui sõna ütleb, lasen ennast kanda. Sest isa vaid ühte ikka mu süda, et sulle elada. Las selja taha jäävad muremõtted, alatuna näivad võtted, siin ma olen vaid sinul ennast lasen kaasa viia, sinu arm mul annab lennuks tiivad. Isa vaid ühte ikka mu süda, et sulle elada. Nii lähedal, et kuulen su juhatust, nii lähedal, et tean, mis on su igatsus, nii lähedal, et ma tunda saan su sügavust. Nii lähedal, et kuulen su juhatust, nii lähedal, et tean, mis on su igatsus, nii lähedal, et ma tunda saan su sügavust. Nii lähedale, kui ma eales tulla saan, su jalge juures olla ja sind kuulata. Tahan magama ma heita ja siis ärgata koos sinuga. Nii lähedale, kui ma eales tulla saan, su jalge juures olla ja sind kuulata. Tahan magama ma heita ja siis ärgata koos sinuga. Nii lähedale, kui ma eales tulla saan, su jalge
tulla saan. Su jalge juures olla ja sind kuulata. Tahan magama ma heita ja siis ärgata koos sinuga. Nii, tervist, võite korraks istet võtta, minu nimi on Rando, ma olen siis, tehniliselt olen ma 3D ülistusmuusika juht. Igal juhul olen siin selleks, et anda teile edasi mõningad teadaanded ja võib-olla ka ülevaate sellest, et koguduse elu ei ole ainult pühapäeval ja nii-öelda, et me teeme ka nädala sees midagi võib-olla isegi veel põnevamat. Nimelt siis kodugrupid, see oleks esimene teadaanne minu poolt, et me koguneme nädala keskel kodugruppidena, mis on siis väikegrupid, varieeruvad 5 kuni 10 liikmelise pundini ja mõnes osas on nad suuremad, mõnes osas väiksemad, aga üldiselt me veedame seal vaba aega koos, suhtleme, räägime elust enesest, tihti piibli kontekstis, vahest ka seda, mida me lihtsalt näeme ja kogeme. Siis mainiks ka ära, et järgmine pühapäev jätkub seesama seeria Seksrevolutsioon ja kui täna on meil selline vooruslik teema kristlik abielu, siis järgmine pühapäev lähme me pornograafia kallale. Et võib-olla siis mõned inimesed reageerivad praegu, et kuidas saab üks kogudus nii-öelda võtta sellisel teemal sõna ja kuidas nii avalikult on võimalik rääkida, et ma arvan, et Jumal on kutsunud meid olema ausad ja kui nii-öelda probleem, mis on pornograafiaga seonduvalt väga aktuaalne, siis Jeesuse pääste on sama aktuaalne ja ma arvan, et see vajab nii-öelda läbi rääkimist ja kõnelemist. Aga iga pühapäev on meil kombeks ka panna kokku korjandus ja loomulikult, kui sa ei ole kristlane, sa istud siin, sa võib-olla oled esimest korda, võib-olla keegi kutsus sind 3. korda siia, siis loomulikult me ei oota sinult mingit rahasummat, et see on iga inimese südametunnistuse küsimus ja ma lugesingi Luuka evangeeliumit, mida ma tihti loen ja seal on üks kirjakoht Luuka 6. peatükk ja 36. salmist. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse. Hea tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõta antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Nii et meil on ka makseterminali võimalus seal saali minu poolt vaadatuna siis paremas nurgas, teie poolt vasakus, et saate kaardimakset sooritada. Ei pea seda tegema kohe, võite teha seda peale teenistuse põhiosa lõppu. Nii, kas ma unustasin midagi ära? Ei unustanud. Seega see oleks minu poolt kõik. Aitäh!
Nii, rõõm näha, te olite tublid, leidsite ise endale istekohad, keegi teist maha ei lükanud, ma kohe panen oma asju siin liikvele. Okei, tore on olla sõbrad siin koos teiega, mõned teavad, kes ma olen ja kust ma tulen. Tulen minu arust absoluutselt Baltimaade parimast linnast, milleks on Rakvere. Kui te ei ole seal käinud, siis ma arvan, et pärast tänast on teil põhjust meelt parandada, sest et see on selline linn, kuhu ma arvan, te kõik peate sellel kevadel tulema mai lõpus. Õige. Võib kõvemini kiljuda, hüüda. No nii, ehk et mai lõpus, 29–31 mai on Rakveres absoluutselt konkurentsitult suurim kristlasnoorte sündmus, piiblipäevad. Ja no nii, aplaus, kestvad ovatsioonid. Nii et kui sa ei ole Rakveres käinud, siis sa pead tulema kindlasti ja kui sa oled nagu mina, siis sa ei saa sealt pärast enam ära. Sest et ma olen ikka öelnud, ainult Eesti Vabariik proovis mind sealt ära tõmmata, aasta otsa hoidis mind kinni Tallinnas. Teie pastor on ka sõjaväes, ma olin ka sõjaväes. Nii kui viimane päev tuli lahti lasti, ma panin kohe tagasi, hääletasin pikalt kusjuures tee peal, pikalt hääletasin, keegi võtt peale, ma ütlesin, ma ei murdu, ma lähen siis liinibussiga viimases hädas. See viis mu ikka koju tagasi. Aga te näete, mul on siin üks selline tilulilu ka pluuse küljes, see tegelikult on samamoodi, tuletab meelde, et piiblipäevade pealkiri on pöördes. 2 lihtsat asja. Esiteks, me oleme loodud selliselt, et meie parim potentsiaal tuleb esile, kui me oleme pöördes Jumalast. See on meie DNA-s sisse kirjutatud, siin on DNA võtmehoidja. Teine asi, me tunneme ennast tõeliselt pöördes, kui me lubame Jumalale ennast pöördesse keerata. Nii et ükskõik, kui ma pidi sa vaatad, see oli küll keeruline, ära muretse, keerulisemaks läheb alles, ma alles hakkan jutlustama. Aga ühesõnaga, piiblipäevad ja kui sa kardad, et sa unustad ära, siis sa võid pärast minuga tulla äri tegema, mul on veel selliseid võtmehoidjaid, mis siis tuletab meelde, et meie DNA-s on loojast pöördes olek täiesti sisse kodeeritud. Kui sa tahad, see maksab ükskõik kui palju alates 5 eurost ülesse. Ma olen tulnud autoga, võin ära viia ka 500 või 5000 või 5 miljonit, kui jutt ei ole telliskividest, eks ju, kui on rahast. Nii et kui sa tahad toetada PP-d, siis sa võid võtta ühe sellise võtmehoidja, igal pool, kus sa selle välja võtad, kohe küsitakse, mis see on, siis sa saad rääkida. See on piiblipäevad, tulevad Rakveres. Nii et okei, reklaamipaus see nüüd läbi. Nüüd on kõik tagasi, aga kõige olulisem asi sai räägitud. Oi, siin on rõdul ka inimesi, tere tulemast, sõbrad. No näed. Aga nüüd mitte nii oluline, aga paar sõna ka, kes ma ise olen. Olen Gunnar, olen abielus, varsti saab 17 aastat juba, nii et ma pärast räägin, mis kuupäeva, siis te teate, millal võib hakata kingitusi ja lilli tooma ukse taha ja rahalisi ülekandeid tegema, aga see tuleb kõik hiljem. Olen kogu elu elanud Rakveres, nüüdseks olen olnud koguduses teenimas juba üle 20 aasta. Väga läheb peale Jumala värk ja koguduse värk. Aga miks ma täna seda teemat räägin, teie seksrevolutsioonis, abielu teemat, ma räägin, kus see kõik peale hakkas, paneme esimese pildi, see kõik hakkas peale umbes sealt. Mul on juba kogu elu meeldinud väga rattad, peaasi, kas või 2 ratast, tsikleid armastan, olgu või 3 ratast, mul on külgkorviga sikkel ka, või olgu auto, kui on 4 ratast ja mul on 1 auto, millel on 5 ka, tagavararatas on kaasas, teisel autol pool lihtsalt seda. Aga näete, mehel ei ole palju vaja, et ta õnnelik oleks, on ju nii, 4 ratast, nägu rõõmus. Aga järgmise pildi peal tuleb juba nagu elu tõsisem ja näete, aga seal ei ole see, mis te arvate. See ei ole mu esimene armastus. Nimelt, tegelikult see on hoopis minu täditütar, kes on absoluutselt, ma arvan, mu elus mänginud ühte olulisemat rolli, ta oli vahepeal peaaegu mu ema eest, mitte et mul oli paha ema, mul oli väga hea ema, aga vahepeal oli mul asendusema ka, see oli mu täditütar. Aga umbes selles vanuses, ma arvan, mul eluus esimene tõeline armastus. Ja see armastus oli suurem ja võimsam kui mu mõistus ja ramm. Ma nägin ühte tüdrukut oma onu pulmas ja see oli nii eriline tüdruk, et ma kandsin teda terve õhtus üles. Ma võisin olla 5, ta võis olla 4 või umbes nii see asi oli. Loomulikult ma ei olnud nii tugev, aga mulle tundub, et meil oli selline vastastikune tõmme, sest vaatamata sellele, et ta kordi maha kukkus mu sülest kõvale põrandale, ta oli nõus tagasi tulema. Nii et lõpuks juba selle tütre vanemad olid mures ja nad igaks juhuks ütlesid minu vanematele, et teate, et me oleme omavahel sugulased. Seal lõppes meile romanss, aga ma mäletan siiamaani, selles oli midagi, see tüdruk oli absoluutselt vapustav. Siis tuli järgmine vanus ja järgmine vanus,
kui keegi on siin mures oma vinnide pärast, ära üldse muretse, tuleta meelde seda pilti mõte, jutlustajal Rakveres oli veel kohutavam, ma suudan selle üle elada. Aga see oli see vanus, kus nägu on ka täpselt selline, läheb kokku selle jutuga, et ma olin kindel, et ma jään vanapoisiks. Absoluutselt, päriselt ka. Põhjus oli väga lihtne, sellepärast, et see tüdruk, kelle pärast ma üldse aktiivsemalt hakkasin kirikus käima, ta isegi nagu andis lootust korra, aga see oli lollile lohutus. Pärast tuli välja, et ma ikkagi ei püsinud konkurentsis ja midagi nagu ei olnud halvasti ega inetult, aga no ühesõnaga see lugu ei läinud edasi. Päriselt, ma olin murtud mees, täiesti murtud mees. Ma olin ikka üsna veendunud, et ma jäängi vanapoisiks, sest et mitte keegi mind ei taha, mitte kellegile ma ei meeldi. Noh, järgmine pilt muidugi on nüüd selline, ärge kartke, ma ei ole üks ISISe liikmetest, et vähemalt ma ise arvan, et kui ma öösiti ei kõnni, aga ühesõnaga siis tuli mu ellu väga oluline aasta ja see oli sõjavägi. Ja sõjaväes oli see aeg, kus ma sain nagu rohkem ja rahulikult mõelda. Jalad jooksid, käed roomasid kogu aeg kusagil, aga aju töötas nagu teistpidi ja kui ma selleks ajaks, üks äärmus oli see, et ma arvasin, et ma jään vanapoisiks, siis ma kuidagi sain sellest üle ja mu elus oli tegelikult üsna palju selliseid, üsna palju on valesti öeldud, üsna mitu tütarlast, kellega ma absoluutselt arvasin, ma abiellun. Kuni siis mõtlesin, et ei abiellu ikkagi. Meie vahel ei olnud nagu midagi sellist sündsusetut või ma olen kristlane, ma usun, et enne abiellumist ei saa olla seksuaalsuhteid, saab olla, aga pole sünnis olla seksuaalsuhteid. Aga ma nägin selleks ajaks, kui ma sõjaväkke jõudsin, et tegelikult ma olin päris palju haiget teinud tüdrukutele. Just sellega, et ma ikka igal pool ütlen, kutid, me peame tüdrukuid väga hindama. Eesti kirikumaastikul üldiselt on väga lihtne, me oleme turuolukorras noormehed eelistatud seisundis. Sellepärast, et meie peame aru saama, milline 10 tüdrukust võiks meile kuuluda ja need 10 tüdrukut peavad kordamööda kindlad olema, et see üks kutt on mulle, mitte ülejäänud 9. Ehk et kui ma olin andnud ühele lootust ja teisele lootust ja siis ütlesin, et kuidagi vale asi oli ja läksin ära, siis ma saan aru, et tegelikult ma tegin üsna palju nende tüdrukutele haiget. Ja just seal sõjaväes ma palvetasin Jumala poole, ütlesin, Jumal, sa näed, selline ma olen. Normaalne Eesti mees, kes räägib palju, on väga emotsionaalne. Ehk et ei ole tavaline Eesti mees, et aita mind, kui sa kuidagi saad. Aita, et ma ei abielluks enne, kui ma saan 24. Ma saan aru, et see oli ka Jumalale tõsine pähkel. Ma lõpuks abiellusin, kui olin 23. Aga mul oli nagu see mõte, et äkki mul selleks ajaks hakkab lift nagu üles välja käima. Et noh, muidu oli mul täie ka. Nii kui ma kellegiga hakkasin koguduses natukese rohkem, hakkasin mingisugust tehnikatiimist tööd tegema või lastetiimist tööd tegema, ma olin taga 3 korda kokku saanud. Absoluutselt ei lugenud, mis nägu ta on või kes ta oli. Ma lihtsalt armusin ära. Sest et mulle meeldis suhelda ja ma arvasin, et kui kellegi on tore suhelda, siis ilmselgelt ongi minu elu suurim armastus. No tuli välja, et ei olnud päris nii. Ja sellepärast ma palusin, Jumal, aita mind. Jumal aitas. Ja siis tuli suur hetk, nüüd võib hakata trumme põristama, näete. See oli 7. veebruar, nii et ma lubasin öelda selle kuupäeva, mille võib lillede kingituste ja rahaliste panustega tulla. 7. veebruar 1998, me abiellusime ja tead, jah, võib aplodeerida julgelt. Ja ilm oli umbes nagu täna, selline, et pruut pidi ka trikoo alla panema, sest muidu kuskile võid lume sisse ära uppuda, aga vähemalt siis ujud välja enam-vähem. Ja tead, kui sa oled sellisesse päeva jõudnud, siis pärast seda sa arvad, no nüüd läheb üks suur õnn ja pillerkaara edasi. Õnn on saabunud minu õuele, lõpuks ma olen leidnud inimese, naise, kes armastab mind jäägitult, kes nunnutab mind, kui mul on nukkermeel, kes kiidab mind, kui ma olen midagi hästi teinud, ühesõnaga minul läheb edasi kõik hästi. Ja siis, minu järgmine perepilt ongi siis, nüüd te näete, millised me paneme järgmise perepildi. Et saate aru, see eelmine pilt oli see, kuidas enamus inimesed, kui nad astuvad abiellu, me oleme selline perekond, incredible, me oleme imelised lihtsalt. Aga see lennuk oli vist vähe tangitud tavaliselt ja see üsna ruttu kukub alla peale startimist. Me oleme juba 16 aastat õhus püsinud. See on mu pere, seal üleval on minu kallis abikaasa Moonika, kes on, kujutage ette, mind üle elanud. Ma saan aru, teil läheb hästi, ainult pool tundi proovite mind välja kannatada. Tal käib 17. aasta, see keskmine on minu vanem tütar, üldiselt lihtne, kes ei tunne mind, siis ma ikka ütlen seda, kõik 3 tütart ühe nimega, Kristiine. Väga lihtne.
et ei oleks segadust. Esimene on Kristiine Keren, sealpool on üks kaksikutest, on Katter Kristiine ja siin on Grete Kristiine. Vot, selline pere. Nüüd võime selle pildi ära võtta eest. See oli lühike sissejuhatus tänasele teemale, me räägime kristlikust abielust, aga enne veel, kui ma märkmed lahti võtan, mul on kilekott kaasas, teie juhid juba teadsid, ütlesid, tood jälle sapukoosi kaasa. Siis ma sain aru, mul lootusetult kolukorja ja selline imidž küljes, aga no tõesti, mulle meeldib alati trääsa kokku korjata, ma võtsin ka üht-teist kaasa. Nii, ma näitan teile, mis mul siin on. Siin on üks piibel, siin on mu ketsid, siin on kindad. Kas keegi teab, mis see on? Õige! Aitäh! Ja siin on, kas keegi teab, mis see on? Õige! Telliskivi oli ta hüüdnimi. Mis on selle telefoni mark täpne? Nokia 16, 11 või 1610, olenes modifikatsioonist ja mitte lihtsalt niisama, see on puitimitatsiooniga. Nii, okei, siin on piibel, ketsid, telliskivi, petšop, kindad. Milline nendest 1, 2, 3, 4, 5 asjast on kõige tähtsam? Ärge muretsege, me räägime abielust, kohe jõuame sinna. Telliskivi on kõige tähtsam. Milline on teie arvates kõige väärtuslikum asi siin? Nii, kes pakub rohkem, jah? Ma arvan, et tegelikult nendel kõikidel on oma väga oluline väärtus, oleneb lihtsalt taustsüsteemist. Kui ma oleks täna tulnud nende ketsidega, siis ma oleks ilmselt saanud suurima hipsteri tiitli siit, aga osad võib-olla juba natukese vanemad kui teie oleksid pärast nagu helistanud mu tuttavatele ja küsinud, et ega ta mingisugust imelikku ainet ei manusta, miks ta selliste jalanudega käib. Aga teate, kui meil on olnud stiilipidu ja on olnud selline ENSV või 80ndate stiilikas ja ma olen nendega kohale läinud, ma olen tegija seal, absoluutselt. Kus sa sai? Sul on ikka need alles, sul on terved, vau! Või näiteks see telefon. Kas te teate, kui mina veel noor olin, see telefon maksis 4300 krooni. Ma sain tollel ajal palka natukese üle 1000 krooni. See oli mu 4 kuu palka. Kui sul see oli sellel ajal olemas, sa olid absoluutselt tegija ja mitte ainult öösel pimedal tänaval lähivõitluses. Eks kui sa sellega ikkagi vastu pead annak ja siis on nagu kiire aru saab. Vaid sa olid tegija kus iganes, äriseltskonnas, koguduses rääkimata. Sul on mobiiltelefon. Ja mitte lihtsalt, mul on puitimitatsiooniga korpus sellel. Te ei tea, mida see siis tähendas. Ja ükskõik, vaatame siin petšopeid või mingeid muid asju. Tegelik asjade väärtus tuleb esile, kui me asetame ta nagu õigesse konteksti. Ja kui te olete rääkinud ja räägite veel järgmine nädalad edasi seksist, siis, või kui me räägime lähisuhetest, või kui me räägime üldse sellisest sügavast rahuldatud olemisest, mitte lihtsalt seksirahulduse mõttes, vaid üldse emotsionaalselt oma elu tervikpildis, siis meil võib olla väga palju erinevaid ideid, nii ja naa ja kolmas ja neljaspidi, aga minu jaoks vähemalt on see, kui me asetame seksuaalsuse perekonna taustsüsteemi, kahe inimese vahelisse jäägitusse pühendusse, siis nii seks, nii panustamine, vahest ka enda ohverdamine, ma ei mõtle mitte praepannil kuskil, eks ju, ega pommivöö rinna peale, vaid oma igapäevad täitsa lõpp, ma olengi nõus oma filmist loobuma mingisuguse, ma ei tea, mingi muu filmi nimel, eks ju, selline raske ohverdus. Enese õhkamine ei ole midagi võrreldes sellega, on ju nii. Siis see kõik saab hoopis teise värvingu, kui ma asetan selle tegelikult sellisesse abielu, perekondliku lähisuhtesse. Kui siin pilt oli üleval, siis mulle tundub, et laulatatud perekonna ja kristliku perekonna vahel on päris mitu pikka sammu. Ma mäletan seda, kui ma lõpuks leidsin selle õige naise, pastor oli nõus meid laulatama ja nagu ma ütlesin, ma arvasin, et nüüd on kõik õnn saabunud ja ma pean päris ausalt ütlema, mina olen üks nendest, kes üsna ruttu oli nõus ühe anekdoodiga. Noor mees, suhteliselt alles abiellunud, läks abielu nõustaja juurde, ütles, et asi ei lähe nagu üldse hästi ja abielu nõustaja vaatas, kuulas ära, ütles, et tead, noormees, abielu on nagu suur vaat, kus põhja on ladestunud nõgi ja siukene pigi ja peale on tõusnud vesi ja kutt ütles, ma tegin valelt poolt lahti. Talle tundus kohe alguses, et kuidagi ambaalune on muda täis, tead.
ma olin ka natuke seda sorti kogemusega, ma olin üsna nagu pettunud, mõtlesin, et mis nüüd sellest asjast üldse pihta saab. Kuidas ma üldse edasi elan, mis saab? Ja ma pidin käima ühe tee, et tõesti näha, mõista ja täna kogeda, et kristlik abielu on väga lahe. See on tõeliselt nagu väärt seda, et pingutada, et panustada ja ühel hetkel, et rõõmu kogeda ja võitu tunda. Nüüd lihtne joonis, minu arvates, mina olen ju selline mees, ega ma keerulistest asjadest palju aru ei saa. Mõni lihtne nõuanne, ühel päeval mõned juba on siin kristlikus abielus, mõned kohe astuvad ja mõned, ma loodan, et keegi ei proovi välja pääseda sealt ühe sõnaga ja mõned varsti tulevikus astuvad. Ehk et üks esimene asi minu jaoks, õnnelikus pere suhtes, kristlikus pere suhtes, vundament on see, ma olen absoluutselt 100% kindel ja nõus, et see inimene, kellega ma koos elan, on ainuõige inimene. Armastan teda, kogu lugu, punkt, kõik. Aga ta on õige. Okay, aga ei, see on kõik. Ei mingit aga, kõik, punkt. Sest iga kord, kui sinna tuleb koma, aga siis on lihtsalt ajaküsimus, millal elu või kurat ise riputab selle ühe naela külge, mis su majast väljas on, mingi surnud kassi saba pidi rippuma sinna ja juhtub nii nagu meie kirikus, ma elan muideks kirikus, mitte osad arvavad, et altarimaali taga, meil altarimaali ei ole, mul korter seal. Elan seal ja õudne hais oli, no metsik lehk oli meil vahepeal. Tuli välja, et mingi 2 tropprotti olid otsustanud köögipõrandale ja tead, me ei võtnud ju põrandat lahti, tähendab nii kaua see haisi ja haises, saad aru, ühel hetkel ei ole enam midagi haiseda, haises ära nii-öelda see rott. Kõik. Kui me paneme siia koma ja ütleme aga, siis usu mind, mingid rotid ära surevad ja sa mõtled, ma kolin sealt korterist välja. Teate, niikaua kui me ei ole abielus, niikaua kui me ei ole leidnud endale seda, keda kogu oma elu jagada, niikaua meil on kõigil mingi skänner, mis töötab kogu aeg. Ma olen seda niimoodi, on see minu jaoks, oi ei ole, halleluja, seda skänniks rohkem, päris hea, kõik lohud-muhud on õige koha peal, palganumber on õige, nii edasi. Ja teate, siis me leiame selle ja meil on nagu selline nagu mõte, et nüüd enam skänner ei tööta, aga teate, selle skänneriga on selline asi, me peame selle puruks litsuma ja aknast välja viskama, sest muidu märkamatult see skänner tuleb tagasi enamus inimestele. Ma olen olnud pool aastat, aasta, 2 aastat kellegiga abielus ja korraga kuskil, ma ei saa aru, kus mulle pandi need Google'i prillid ette ja seal on see skänner, mis, aga oleks ma temaga abiellunud, ollala. Siis kui sa oled kristliku taustaga, mõtled, aga me siis teeniksime Jumalat. Kui sa ei ole kristliku taustaga, mõtleks, aga siis oleks ikka rõõm ja vägev ja kõik muud asjad juurde, aga praegu. See tähendab seda, et kui sa oled otsustanud, sa oled ühe inimese leidnud ja öelnud, et sõprade ees, Jumala ees, ma ei tea, kõige, kelle ees veel on vaja öelda, sa oled mu ainus, ma armastan sind kõik. Skänner katki, aknast välja. Ma enam selle üle ei arutle, kas see inimene on õige või vale või mis iganes. See on see vundament. Nüüd üks olulisi seinu, vähemalt minu jaoks on see, et kristlikus abielus iial, never, me ei räägi alusest, et aga lähme lahku. Okei, no ei õnnestunud, aga oleme täiskasvanud inimesed, me lepime ilusti kokku, autos on mina, kaatris on mina, pangalaenud saad sina, on ju aus, eks ju. Või ma ei saa üldse aru, miks teine pool kuidagi rahul ei olnud. Tahtis nuad kahvlit kohtus ära jagada või mis iganes. Ma nüüd hästi ausalt tunnistan teile oma elust, olen seda vahest mujal ka rääkinud, et ma ei tea miks, aga ma ei olnud seda joont tõmmanud enne abielu maha. Ma olen käinud eluaeg kirikus, ma võiks olla nii-öelda läbi imbunud kristlikust abielust, aga alles ühel hetkel abielus ma sain aru, ma pean tõmbama selle joone maha ja ütlema, never, me ei räägi sellest teemast, see ei ole üldse võimalus, teate, ollala, kus siis läks mõistus tööle, kuidas probleeme lahendada. Sest korraga ma sain aru, et ei aita aknast välja hüppamisest, ma pean midagi tegema, tuua ära koristama, ükskõik mida. Ja kui palju see aitab, kui me räägime kristlikust abielust? See inimene on absoluutselt minu ainus õige. Üks sein on see, et ma iial ei pea lahutust lahenduseks. Järgmine sein on see, et ma olen nõus 100% panustama. 100% panustama. Tavaliselt me mõtleme ju seda, et palju on? 100 võrdub 50 + 50. No nii, mina olen pooletoobine, tema on pooletoobine, tiksume ära kuidagi moodi.
2 pooletoobist kokku, kui sa tead ju matemaatikas väga hästi, -2 liita -2 on palju? Ei ole 0, on loll. Ehk et 4 miinust, 2 miinusmärgiga on suurem häving kui 1 miinusmärgiga number. Ehk et ainus võimalus abielus on 100 + 100 võrdub 100. Ära matemaatikaõpetajale püüa seda seletada. Usu mind, ta ei lase sind kursuselt läbi niisama. Aga see on ääretult tähtis. Ükski normaalne suhe ei ole tulnud ilma täiega, absoluutselt täiega panustamiseta. Kõik, mis mul on. Vaada, laulatusel on lihtne öelda ja ma ikka olen öelnud ka pruutpaaridele, et teate, see on huvitav asi. Osad advokaadid ütlevad, et juriidiliselt see lubadus, mida inimene altari ees annab, ei ole üldse juriidiliselt kehtiv sellepärast, et ta annab seda afekti seisundis. Ehk et ta ei anna endale aru, mida ta lubab. Sest et tema meelte seisund, kõik tema ajukeemia on nii paigast ära sellel hetkel, sa võiksid talt ükskõik mida küsida. Jah, ikka. Kas lendame koos? Lendame. Oi. Ja siis on nagu kilpkononu, et lennata oskan küll, aga maandumist ei õppima kunagi ära. Valus oli, eks ju. Ma olen nõus sinuga olema heas ja halvas, haiguses ja tervises, nii ja naa. Aga siis, kui tuleb elu, sellega on kange juba sellest panustamisest. Aga tead, kui sa oled nõus panustama 100%, siis ühel päeval tuleb palgapäev ja sa õpid nägema, kui hea on tegelikult see, et sa oled andnud kõik, et sa ei ole hoidnud mitte midagi tagasi. Ja mitte lihtsalt unistustes, küll mina armastan, küll mina teen, vaid see lõpuks ongi see, kelle filmi me õhtul vaatame, kes prügi välja viib, ma parem ei hakka sellest rääkima, kes lastega öösel üleval on, ma olen väga nõrk selles osas, nüüd tänu Jumalale lapsed suured, nagu te nägite, on ise üleval oma ette. Aga nii edasi, see läheb lõpuks sinna välja. Nii et see on nii tähtis, aga nüüd veel, kui sa ehitad endale sellise maja, juunikuus Eestil, mul on võimas fundament ja 2 tugevat seina, aga päikest on meil vähe, me lihtsalt naudime. Okei, sa võid nautida parimal juhul juuni, juuli, august, aga siis tuleb september, siis tuleb oktoober ja november ja sellest ei ole mingit kasu, kui sul ei ole katust peal. Teate, ma olen seda mitu korda öelnud, mulle meeldib see Justamendi laul, kui ei taha katust, siis varsti tuleb matus. Nad küll mõtlesid nagu teistpidi, et kui sa võta maffia katust vastu, siis tuleb matus. Või kuidas see nüüd oli täpselt ühesõnaga. Aga see on see. Ja mis on see katus kristlikus abielus, kristlikus perekonnas, on see, me usume koos, et abielu on Jumala looming ja tema on osa meie abielust. Ta ei ole meie tagavararatas. Ta ei ole siis, mul on nii loll naine, kumm on täitsa tühi, tead, ma ei jaksa selle naisega edasi elada. Voi, mul on nii ropp mees või sokke ta ei pese ja täpselt nii, et ma ütlen ka oma mehele, kui sa sokkidega klõbistamist ei jäta, siis ma murran sul linad õhtul tükkideks, eks ju. Nii, siis ma ütlen, Jumal, mis ma nüüd teen? Vaid Jumal on minu abielu mitte tagavararatas, vaid rooliratas. Kui Jumal ei ole minu rooliratas, kes juhib minu elu, kelle käest ma küsin, mis ma nüüd teen, kuidas edasi minna oma tavalises päevas, siis mul võib olla laulatatud abielu, aga mul ei ole kristlik abielu. Ja see on aja küsimus, millal eriti vägev, muutumatu, murdumatu, igavene, ja ma nüüd ei ütle Jeesus Kristus ega midagi muud, vaid gravitatsiooniseadus. Mõnest elu keerdkäigu kurvist lihtsalt sirgelt veab siin alla mäge. Mul on üks sõber kogudusest, ta on nagu tasevend. Ma ei tea, autoga juhtub tal igasugune, näiteks eelmine aasta Lõuna-Eestis, kui järsku läks mingiks kiilaks, mitte juuksed, vaid tee, nii nagu praegult on, siis ta läks oma perega Võrumaal oma emale külla. Ja teate, need eurokraavid ja siis pärast seda eurokraavi on veel majanduskraav ja siis on veel suur krahh ja nii edasi. Tal on suur Chrysler, Grand Voyager, kõik tüdrukud pärast otsige Google, siis te näete, mis on, poisid teavad. Suur ühesõnaga pereauto ja saate aru, nad libisesid ja kaldast alla ja see suur Voyager tegi õhus salto ja maandus ratastele. Pum! Nii et kõik liiklus jäi maanteel seisma. Esiteks inimesed olid vaadanud ja mõelnud, kas on filmivõtted. Saad aru, päris elus sellist asja ei juhtu. Seal oli sees tema, ta naine, 2 last turvatoolis. Pum! Siis üks tuli vaatama, küsis, et on ikka kõik korras, see tundub nagu päris elu olevat. Hästi rahulik vend on see Sigmar, on ta nimi, ta on minust pikem, tuli öeldes, kõik on korras, kas te traktorit ei leiaks, me peaks auto välja tõmbama. Tõmbasid auto välja, sõitsid edasi vanaema poole. Aga nüüd ma just kuulsin, et tal oli see aasta veel lahe lugu olnud.
järgmise kiilasjääga, ringteel, ta ütles, et ta oli 10 kilomeetrit tunnis, lihtsalt auto sõitis niimoodi, rattad läksid juba üle ääre ja auto jäi põhja peale seisma niimoodi. Ja siis tuli keegi, kes hoidis konksust kinni ja tõmbas ta sealt tagasi. Need on heade filmide head lõpud, aga saad aru, kui Jumal ei ole sügavalt osa meie perekonnast, meie kristlikust perekonnast, siis ei juhtu nii, et auto teeb pirueti ja jääb ratastele, siis juhtub, et auto teeb pirueti, aga kõik kolbkortsus, teie perekond hävib. Nii et see on nagu hästi oluline, kui me räägime kristlikust abielust, siis no pakkuge mulle mõni sõna. Mis teie jaoks iseloomustab kristlikku abielu? No mõni sõna, üks sõna. Ausus, see oli aus sõna, väga hea. Ausus, mis veel? Usaldus. Nii, mis veel? Andestus. Miks te mind üldse kutsusite rääkima? Mis veel? Armas, see on oluline. Teil on kõik õiged vastused juba olemas. Ja teil me võiks veel panna, aga teate, ma olen näinud, et mõni kristlik abielu, mis on üdini aus, on üdini nii paha, et mina küll ei tahaks seal olla. Või mõni kristlik abielu, kus on nagu ühest küljest kõik andeks antud või öeldakse, et mul ei ole ta vastu mitte midagi. Aga tundeid ka ei ole. Või mõnes kohas on truudus. Abielu on olnud nii truu, täiesti truu. Aga seal vahel ei ole seda, mis teeb ühest abielust abielu, et me armastame teineteist. Mis mu mõte on see, et vahest meile tundub, et kui ma saaksin selle ühe õige vastuse, siis minu kristlik abielu on ilgelt lahe ja väga hästi läheb. Pigem ma võrdleksin hea toimivat abielu, kestvad suhed nagu tellistest ehitatud majaga. See koosneb paljudest väärtustest. Mitte monoliitsest betoon asjast, mis kusagil on valmis valatud. Ja miks ma seda räägin? Ja oma elukogemusest ja ka paljudest teistest, keda ma olen pidanud nõustama, ma näen, inimene astub sellisesse kestvasse, püsivasse suhtesse, mida ta ütleb. Saad aru, minu väga tugev külg on kannatlikkus. Ma tõesti olen kannatlik. Kaamelid jäävad kaugelt maha kannatlikkuses, ma olen väga kannatlik. Ja ma panustan oma abielus sellele. Ja siis nad tulevad nagu mõne aja pärast, täiesti meie abielu on crashis. Miks? Mina ei tea, miks. Mul üks noor abielupaar, õigepoole siis mees rääkis sellise loo, ma ei olnud kuulnud. Ütles, et see pidi meeste poolt vaadates olema täielik ülekohus. Miks naised võivad kauem väljas olla kui mehed? Teate ja? Õhtul ütles mees naisele, et ma lähen välja ja naine läks endast välja. Mees tuli väljast tagasi, aga naine oli ikka endast väljas. Miks naine võib kauem väljas olla kui mees? Mõni mees on väga kannatlik, ma olen nii kannatlik, aga olen natuke see laisk ja üldiselt ei viitsi ennast pesta. Naine proovib kõike teha, ütleb, kuule ole ja korista tuba ära, aga mees on väga, ta tugev joon on kannatlikkus. Ta kannatab üle, et naine proovib midagi teha. Lõpuks naine hakkab juba vihjama, tead vähemalt 2 korda nädalas peaks duši all käima, vähemalt. Proovin pesta. Okei, aga mees on kannatlik. Usu mind, sellest abielust ei tule midagi head välja. Ehk et kui sa astud kristlikusse abiellu, siis ära loo endale illusiooni sellest, et mul on üks hea tugev omadus. Mina õudnen tunnistada täna. Muidugi mul sõbrad, kes mind tunnevad, ütlevad üldse, et mul on põhjendamatult kõrge enesehinnang mingites asjades. Ma arvan, see on täiesti vinge mees. Ma arvan, ma olen peaaegu kõige parem mees kogu Eestis, kui mitte nagu raha ja muskleid vaadata, eks. Aga muidu, tead, räägin, suhtlen, olen vaba ja nii edasi. Ja siis, kui ma abiellusin, siis ma sain aru, et jama, sellesse paketti oli veel üht-teist vaja. Ei saa head kooki ainult munadest. Mingi jahu vaja ja pärmi ja kõige lõpus, kui kõik asjad kokku saad, siis minusugusel kokaspetsialistil on veel kokaraamatut ka vaja, et ma ei oska muidu seda asja kokku panna. Et sellest midagi söödavat tuleks. Ja samamoodi on abieluga. Ma ei saa loota ühele, teisele, kolmandale asjale. Ma pean tõeliselt nagu panustama 100%. See on huvitav, kui sa mõtled sellele, kui palju on tehtud komöödiafilme püsisuhetest, abielust või ütleme üldse pühisuhetest. Enamus neist on ikka pigem nagu halva maiguga. Miks? Ma arvan seda, et tegelikult abiellu, püsisuhtesse astudes on kõigil meil tohutu suured ootused.
Me väga palju ootame sellest. Natukese aja pärast tuleb välja, need olid ebarealistlikud ootused ja natukese aja pärast selle tulemusena oli meil väga valus maandumine. Ja siis, et kuidagi oma kibedust petta, oma valu petta, siis osad inimesed panevad seda musta huumorisse, teevad mingeid nalju, anekdoote. No, teate küll seda, et me ei ole kunagi oma abikaasaga mõelnud lahutusest, aga mõrvast mitu korda. Või et, kuidas Charles Dickens ütles, et abielu on parim rohi jooksva luuvalu ja teiste tõbede vastu, mis tulevad liiga heast ja mugavast elust. Või üks kirjanik ütleb, et kui neiu abiellub, vahetab ta paljude meeste tähelepanu ühe mehe ükskõiksuse vastu. Huvitav on see, et õnnelikke tüdrukuid näeb praegu palju vähem kui mehi, kes muhelevad. No näed. Aga te teate, mida Karl Marx ütles? Enamus asja, mida ta ütles, oli täitsa minu arust, aga see ka väga ei ole, aga ta ütleb, et meestel, kes soovivad nautida abielu õnne, tuleb hoida suu kinni ja rahakott lahti. Või lõpuks Sokrates väidetavalt on öelnud, et kas abiellud või mitte, mõlemal juhul kahetsed. Oi, kui tore. Nii positiivne. Alati tasub tulla kogudusse, saad palju positiivseid mõtteid, on ju nii. Aga ma võiks veel neid anekdoote rääkida, lugeda, aga mina saan aru, et miks see on nii, on see, et need inimesed tegelikult ei ole kunagi üldjuhul viitsinud süübida, mida tähendab üks sisuline, hästi üles ehitatud püsisuhe, kuhu ma panustan 100% ja ma usun seda, et see ei ole ainult minu ja minu naise panus, vaid meie aktsiaseltsis on Jumal ka täiega sees. Ja see, kui ma seisan altari ees, ei ole ainult see koht, kus ma ütlen, okei, ma ütlen sulle, luban, mul matemaatikaõpetajale ütlesin ka, et homseks õpin kõik ära, olete öelnud, jah? Homme mõtled, kes see loll niisuguse lubaduse andis, no. Ma teadsin eile kohe, et isegi kui ma kõik ära õpin, mu lihtsalt allollus ei võimalda aru saada topeltintegralist, kogu luu. Aga see, kui ma ütlen oma tulevasele abikaasale jah, siis ma ütlen kohe, Jumal, ma ütlen seda sinu ees ja ainult selle pärast, et kuule, mul on kindel julgus, et sa oled ka kambas. Jumal ei tee kunagi minu eest asju ära. Mitte iial ta ei pese minu ees sokke ära, vähemalt minu abielus, ma ei tea, pärast küsige Meego ja Eelika käest, võib-olla nende abielus on olnud, et Jumal on lihtsalt paaril korral, Meego on palju reisil käinud ja ükskord Amsterdamist, lihtsalt Jumal teadis, et olukord on selline, et tõi Eelikale lilled. Naksti. No vähem mu elus ei ole kunagi seda olnud. Kõik, mida mina pean mina tegema. See 100%. Aga teate, minu kristlikus abielus on näiteks ühe korra olnud niisugune veider lugu. Jube lihtne lugu, aga ühesõnaga täitsa normaalne olukord, mees ei saa naisest aru. Kas mõnel mehel on seda kunagi olnud? No, absoluutselt ei saa aru. Ja seekord ütlen teile ausalt. Seekord andsin oma parima. Vahest lihtsalt, ma ei saa sust aru, aga tegelikult ma juba mõtlen, kohe lähen lükkan tsikli käima, lähen sõitma, kui sa bensu saan. Ma juba ammu mõtlen midagi muud, eks ju. Lähen välja, aga naine on endast väljas. Ja seekord ma ei saanud naisest aru ja ma tõesti küsisin, et Jumal, mida ma peaks täna tegema? Anna mulle üks hea idee, mul ei ole enam ühtegi head ideed. Ja siis tuli mõte, mine osta lutsukomm. No päriselt nii oli. Ei öeldi Jumal, mine osta lutsukomm, ei visanud ükski ingel mulle kasti lolli poppe taevast alla. Aga tuli järsku siuke mõte, see tuli täpselt selle palve peale. Aeg oli selline, et lilli ei jaksanud osta. Ja siis mõtlen ise ka, hea mees, raha ei ole, et lilli osta, siis lähen ostan ühe lutsukommi. Aga okei, mul ei olnud midagi kaotada, asi oli nii keeruline sellel hetkel. Läksin, ostsin ühe lutsukommi ja no ma ei tea, kuidas üks lutsukomm saab ühe naise täiesti ümber pöörata ja seekord nagu minu kasuks. Kõik, jäämägi sulas hetkega, õnn, mis oli minu arust Ameerikasse ekskursioonile läinud, oli Põmdi Lääne-Virumaal Rakveres minu õuel, kõik lahenes ja teate, mis eriti lahe oli? Ma unustasin ära, et selle hea idee ma sain palve vastuseks, et Jumal andis. Järgmine kord oli sama nõme asi. Mõtlesin, et ma tean, mis töötab. Arvake ära, kas töötas. Sellel korral see eurokraavid olid väga sügavad ja mul ei jäänud rattad üle kriikuma, vaid ma panin sirgelt alla, gravitatsioon tõmbas. See ei töötanud enam teine kord. Aga seekord töötas. Ja sellest ma õppisin, et see, et Jumal on osa minu abielus, minu perekonnast, ei ole lihtsalt teooria. Nii. Küll on hea vaata. Ma mäletan seda, et mul oli pool tundi aega, aga mul oli tarkust alustades mitte kella vaadata. Nii et ma arvan, et mul on ainult 10 minutit läinud. Väga hea, Karl aitab tagant, et 5 on läinud. Veel parem. Aga okei, me hakkame kohe otsa kokku tõmbama. Kes te olete käinud minu laulatusel?
enamus ei ole käinud. Ma peaaegu alati loen ühte teksti. Võib-olla sa oled seda näinud, mulle väga meeldib. See tekst ja minu arust see nagu toob sellist abielu positiivset kurioosumit hästi välja. Ja pealkiri on tehniline tugi. Lugupeetud tehniline tugi, vajan hädasti teie abi. Hiljuti uuendasin oma programmi Sõbratar 7.0 uuele programmile Naine 1.0 ning avastasin, et see uus programm alustas ootamatult laste tootlust. Samuti võttis see süsteemilt ära palju ruumi ja väärtuslikku ressurssi, seda aga ei olnud tootemanuaalis mainitud. Lisaks installeerib Naine 1.0 ennast kõikidesse teistesse programmidesse ning käivitab end ka süsteemi algväärtustamise ajal, kus ta siis kontrollib kogu süsteemi tegevust. Sellised rakendusprogrammid nagu Poismeeste õhtu väljas 2.5, arvutimäng 5.3 ei tööta enam üldse ning jooksutavad süsteemi kokku alati, kui neid käima panna. Näiteks programm laupäevane jalgpall 6.3 käivitamine ei õnnestu enam üldse. Samas, laupäevane ostutuur 7.1 töötab laitmatult. Samuti ei suuda ma hoida Naine 1.0 enam taustal, ehk siis varjatul kujul töötamast sellel ajal, kui ma jooksutan oma lemmikprogrammi. Olen mõelnud minna tagasi programmile Sõbratar 7.0, kuid Naine 1.0 ei tööta enam ka maha installeerimisena. Kas te saate palun aidata? Nii? Vana mehe suured sõrmed, aga sain edasi. Lugupeetud klient, see on üldlevinud probleem, mis tuleb fundamentaalsetest vääritimõistmistest. Paljud mehed uuendavad Sõbratar 7.0-ilt Naine 1.0-ile, arvates, et Naine 1.0 on pelgalt tööriist ning meelelahutusprogramm, samas kui Naine 1.0 on hoopis operatsioonisüsteem, loodud looja poolt käitama kõike. On vähe tõenäoline, et olles juba peale pannud Naine 1.0 saate te tagasi Sõbratar 7.0 peale minna. Naine 1.0 ei ole tehtud sellised ning olles selle juba installeerinud, on seda võimatu kustutada või maha installeerida. Mõned mehed on seepeale proovinud endale installeerida Sõbratar 8.0 või Naine 2.0, kuid sattunud veelgi suurematesse probleemidesse, sulgudes vaata manuaalist alimendid, lastetoetused ja advokaatide hinnakiri. Kui olete juba Naine 1.0 installeerinud, soovitan teil see peale jätta ning tegeleda raskustega nii hästi kui suudate. Kui tekib vigu või probleeme ning mis iganes neid ka põhjustab, peate käivitama programmi C-vabanda. Igal juhul ärge kasutage nuppu Escape ehk siis põgenemine. Võib juhtuda, et teate programmi C-vabanda käivitama mitmeid kordi järjest, kuid loodetavasti pöördub operatsioonisüsteem lõpuks normaalsesse töörütmi tagasi. Ehkki Naine 1.0 nõuab suuri hoolduskulusid, võib ta ometi teile väga tulus olla. Et saada sellest maksimaalset kasu, on soovitav osta lisatarkvara näiteks Lilled 2.0 või Šokolaad 5.0. Kuid ärge mingil juhul installeerige endale programmi Sekretär, sulgudes eriti lühikese seelikuga versiooni. Kuna Naine 1.0 ei toeta seda ning süsteem jookseb peaaegu surm kindlalt kokku. No nii, teie, kes te olete abielus ja teie, kes te varsti abiellute, ilmselt sealt tuleb üht-teist tuttavat ette. Aga sõbrad, see sama asi, millega mina alustasin, et ma usun, et kristlik abielu tegelikult rajaneb ainult kahel väga lihtsal sambal. Üks sammas on see, on Jumal. Ehk et ma usun, et abielu on Jumala disain inimesele. Et abielu, kahe inimese mehe ja naise kokku saamine ei ole mitte lihtsalt evolutsioonilise protsessi tulemus. Et vaatasin ja mõtlesin, huvitav see on. Üks märk peldiku uksel on niipidi kolmnurk, teine märk peldiku uksel on niipidi, kui need kokku panna, need matchivad ideaalselt. Või et nad klapivad, et kuidagi moodi lõpuks on see nii, vaid eduka, õnneliku, rahulduspakkuva kristliku abielu üks põhisammas on see, ma usun, mitte lihtsalt intellektuaalselt, vaid kogu oma olemusega, et see ongi Jumala parim disain minu jaoks. Ei ole alternatiivi. Ja teine sammas on see, et mina annan seal 100%. See kõlab jubedalt, aga ma ei looda ei naisele ega Jumalale. Või naised ütlevad, ma ei looda ei Jumalale ega mehele. Nendes asjades, mida mina pean ära tegema. Ja kui sa võtad selle suhtumise, siis kristlik abielu on tõeliselt rahuldust pakkuv. Kui sa tahad, ma võin sulle teinekord rääkida oma lugusid,
Enamus asjad, mis mina olen kristlikust abielust lõppinud, kahjuks kunagi sõber Mart Metsala ütles, et kui sa kõnnid mööda usumaanteed, siis kõik need puud, mis seal tee ääres on, kui sa neid lähedalt vaatad, seal on kusagil minu peanaha DNA tükid. Ma olen igasse puusse välja sõitnud. Ilmselt selle kristliku abielu teel on minu selle raja peal ka päris palju mu nahatükke sa võid leida. Aga nüüd ma olen jõudnud tegelikult sinna, et kui elus üldse on midagi, mis mulle rõõmu pakub, see on mu pere. Kui on üldse midagi, mis mulle rahuldust pakub, siis on see mu pere. Kui te olete rääkinud põhiliselt seksist ja ma tean, et ma olen kuulnud, et see on teie pastori üks lemmikteema, sellepärast ma sellest väga palju täna ei rääkinud, jätsin talle rääkida, aga samamoodi sekselu, absoluutselt parim abielus. Ma pean ausalt ütlema, et ma veel väljaspool abielu seda proovinud, nii et ma ei ole selles pooles väga kompetentne rääkima, aga mul ei ole olnud põhjust seda proovida väljaspool. Sellepärast mina küll julgustan teid, et joonistame ühe joonistuse veel ruttu ja siis lõpetame ära. Et kui te abiellute, siis on ju enamus inimesed, ma teen siia maja keskele, usuvad, et see on kõik üks suur meie. Aga tegelikult mul on teile julgustus. Elu lõpuni jään ikkagi mina ja sina. Ehk et üheski abielus, ka kõige vagamas ja kristlikumas, ma ei ole näinud seda, et inimeste isiksused kaovad täiesti ära. Alati jään mina ja sina. Nüüd mida ma teen, on see, et kui ma lihtsalt jään sinna ja proovin nagu eksisteerida ja niisama kuidagi, saame hakkama, elame üle, kuidagi moodi toimib, siis minule tundub, et see on nii, nagu ma rääkisin, okei, meil võib olla väga aus abielu, aga see on väga crap abielu. Meil võib olla väga truu abielu, aga täitsa nõme värk, see ei tööta. Sellepärast, et me oleme lubanud mingitel väikestel asjadel tulla siia üksteise haaval kuni meie vahele. Kuigi selles suures teoreetilises ilusas laulatud abielus tuleb meie vahele tohutu suur sein. Ja see ei ole selles mõttes kristlik abielu. Aga kui on see sama mina ja sina ja meie teeme omavahel need kaks pühendumist, need kaks sammast, mis ma rääkisin, need on see, et on Jumal, ärge kartke, see oli Ott mõeldud kohe, ja 100%, siis vaadake, ükskõik kui palju jamaga tuleb meie elus, ükskõik kui palju erimeelsusi, need kõik ladestuvad siia peale. Ja vaadake, need ei tule meie vahele. Ja sellega on lihtne lugu. Just kui oli suur lumetorm, ma proovisin. Ma ei viitsin lihtsalt auto katuselt lund ära rookida. Selle vastu aitas pisut kiirem sõit. Rohkem gaasi panid. Politsei küll pidas kinni ja ütles, et te võiksite oma katuse natukese madalamaks teha. Võtke rookige osa sellest ära, ma ei jaksa teie järgi enam sõita niimoodi. Siis ma parandasin ruttu meelt, mul on õnneks trahvi ei teinud. Ehk et vaadake, abielus on ka see, et siis, kui meie nii-öelda katuseks jäävad need asjad, mida rohkem me hakkame koos asju tegema, mida kiiremini me sõidame, päris palju neist asjadest, mis siin võib-olla ehitaksid meile müüri vahele, siin lihtsalt elu viib nad minema, tuul viib nad ära. Ja need asjad, mis algselt mulle tundusid ka näiteks minu laulatatud abielus, mulle täiesti närvidele käivad, siis täna minu kristlikus abielus mul piinlik tagasi mõelda, mõtled, et Täru Jumal oli päris normaalne naine on mul, et ta on nihukese mehe üle elanud 17 aastat. Okei. Mul on alati väga hea meel teiega koos olla. Tegelikult ka ikka aegalt üllatab, et te veel tagasi kutsute, aga ma saan aru, et vahepeal käivad head jutlustajad ka. Nii et siis kristlik abielu on täiesti parim eesmärk, mille poole pürgida, sihtida, sest et minu arust lähisuhted, seksuaalsus, kõik muu töötab ainult selles kontekstis. See telefoni väärtus oli siis. Täna küsitakse, et kas sul on midagi viga, kui ma sellega käin. Ehk et see, mis mulle rahuldust pakub, hakkab normaalselt toimima ainult kristlikus abielus. Kõik tallinlased, teil on olnud muidugi lihtsam, kui te olete ära väsinud, te olete saanud juba uksest välja minna, aga kui te olete sinna jäänud, siis mul on hea meel ja ma tahan teie eest palvetada ja teie eest ka. Ning tõuseme koos ülesse, saate natuke sirutada. Kallis Jumal, ma tänan kogu südamest, et sa oled loonud meid nii kihvti disainiga. Ma arvan, et mina küll ei oleks suutnud midagi sellist välja mõelda või ma oleks ilmselt pigem abiellunud mootorrattaga või ma ei tea millegi muu asjaga, mis mulle esmapilgul palju põnevam tundub. Aga Jumal, ma tänan, sa oled loonud meid selle disainiga. Mul on hea meel õnnistada neid noori peresid, kes on siin ja paluda Jumal, et nad võiksid olla julged ja täiesti nagu sellised piirideta teineteise armastajad. 100% kiindunult õnnistada teineteist. Jumal, palun kõigile neile, kellel on juba kindel paariline sellist järele jätmatut
treeningu soovi, valmistada ennast ette selleks suhteks. Mitte lihtsalt loota sellele, et ma olen ilgelt lahe ja ilgelt kihvt, vaid lubada sul ennast muuta. Aga Jumal, ma õnnistan ka kõiki neid, kes tunnevad võib-olla ennast täna sellisena, nagu mina vistrikulise näoga seal pildil, et mul ei ole mitte kedagi. Jäängi ilmselt üksinduks. Kuskil ei ole keegi, kes mind armastab, siis Jumal, ma palun, et sa võiksid praegult puudutada nende noorte südant. Et nad võiksid kogeda, et alati on keegi, kes neid armastab ja sa oled sina, looja, ainus vägev Jumal. Aga Jumal, ma usun, et sa oled ka nende jaoks loonud, vorminud kellegi. Et ma palun, et ka nende südames võiks tulla usk ja kindlus ka oma lähisuhete jaoks. Küll on hea, Jumal, et me ei pea kartma tulevikule vaadates, vaid võime olla lootusrikkad ja julged, teades, et meie kindlus ja meie tugevus, meie katus on sinu poolt pakutud ja siis ei tule ruttumatust, vaid siis me võime julgelt elada oma elu. Ma õnnistan seda kogudust, õnnistan kõiki neid, kes on meiega koos Tallinnas ja palun, et see kogudus võiks olla rõõmsaks, avatud keskkonnaks ka kõigile neile, kes oma suhetes on täna puntras Jeesuse nimel. Amen. Kui sul oli mingi mõte, mingi küsimus selles konkreetses teemas, mis mina rääkisin, siis pärast teenistuse lõppu tartlased, ma olen seal väljas järgmise sammu laua juures, võime sellest rääkida. Kui sa tunned seda, et sa tahaksid Jumalaga oma asjad korda teha, siis järgmise sammu laud on sinu jaoks. Kui sa oled Tallinnas, siis jube kahju, ma ei jõua nii ruttu sinna, aga seal on teised väga erilised inimesed, kes on nõus sinuga rääkima, palvetama, et sa saaksid oma elus võtta selle järgmise sammu, et sinu elu võiks olla rahuldust pakkuv ja sinu elu kaudu võiks keegi tunda rõõmu ja tõesti leida tähendus oma elule. Aga nüüd ma annan mikrofoni, võtan kaasa.
kaitsevad mind iga päev. Armastust olen tundnud ma, enda sõbraks mind sa pead, hoia mu südant sa. Aitäh sulle, armas Jumal, et me oleme võinud siia koos tulla. Aitäh sulle, Issand, et sinu püha vaim on olnud siin koos meiega ja et sa oled saatnud siia imelise jutlustaja Gunnari, kelle jutlus meid kõiki kindlasti puudutas. Issand, aitäh sulle, et me võime sinule loota igas olukorras, Issand. Et sinu armastus on igal pool, kuhu me läheme. See saadab meid kõikjal. Issand, õnnista kõigi siin olevate inimeste nädalaid ja nende elusid oma suure armastuse ja püha vaimuga, Issand. Amen. You are gracious in majesty.